Ja lõpetame olümpialainel. Eestlased pidasid nimelt eile Londonis pidu. Eesti Gildi ja Eesti Olümpiakomitee korraldatud peol võeti võistlemise lõpetanud sportlasi vastu aplausiga. Nagu ikka eestlaste puhul kombeks, algas ka eilne pillerkaar reserveeritud võtmes. Emotsioonid lõid rõkkama, kui saabuma hakkasid spordikangelased. See on ikka meeldiv, et kui inimesed elavad kaasa ja inimesed nagu tunnustavad sind autogrammi küsimise või siis pilliga, nagu, koos pilliga tegemise näol, et see on sportlasele, ma arvan, alati väga meeldiv ja kuigi täna ma kõige erksam enam ei ole, et siiski peame vastu. Olümpiasportlastele kaasaelajaid ja autogrammikütte kogunes rohkem kui 300. Olümpia on toonud kokku Londoni Eesti Gildi kõige rahvarohkema ürituse ja inimesi tuleb aina juurde ja juurde. Kas need eestlased, kes siin kohal on, kas need on rohkem kohalikud eestlased või on need, kes on spordivõistlusi vaatama tulnud Eestist? Ma arvan, et pooleks on, et see oligi peo mõte, et viia kokku siis kohalikud eestlased ja kõik, kes on tulnud Londoni olümpiale Eestist, ehk siis kõik saaksid omavahel suhelda. Saareriigi pealinnas pärast teist maailmasõda sündi Toomas Ojasoo ütles, et tema on peo ainus ehtne Londoni eestlane. Minu isa käis eelmise olümpiamängudel 48. aastal. Isa ostis olümpiakava, olümpiaprogrammi. Sellest ajast mul on ikka see kodus olemas, aga ma ei toonud kaasa, see on liiga väärtuslik. Õhtupooliku oli vabaks saanud ka teadaolevalt ainuke täiskohaga politseinikuna Londonis töötav eestlane. Kas te olete ise ka olümpialinnakus pidanud patrullima? Jah, olümpia avamise õhtul vaatasin ilutulestikku seal värava juures, nii et oli väga tore. Päev ja õhtu oli väga pikk tol korral. Oli muidugi juhtum, kus arreteeriti hästi palju inimesi, kes tuli protestima olümpia vastu, aga selliseid üllatusi tuleb alati ette. Eesti Gild korraldab üritusi Maarjamaa juurtega inimestele Londonis korra kuus.